Üks väga oluline Kuuba informaator murdis vaikuse oma pere kaudu pärast Hades Lastres Moreira vahistamist Miamis. Anja Guillermina Lastres Moreira õde, kes on brigaadikindral ja seotud Kuuba režiimi kõrge majandusjuhtkonnaga ning Caesa keskne tegelane. Sel laupäeval 23. mail 2026 läheb juhtum tuliseks, sest Marco Rubio võttis tema alalise elamisloa sihikule. Ameerika agendid hoiavad teda juba vahi all. Ja poeg Ernesto Carvajal Lastres ilmus välja ja ütles, et ei saa emaga rääkida ning et ema olevat isoleeritud. See juhtum ei tundu olevat lihtsalt immigratsiooniprobleem, vaid pigem nagu Washington astuks lõpuks sellele alale, mida Havana kõige rohkem varjata püüab. Raha, kinnisvara, ettevõtted ja kommunistliku eliidi pereliikmed, kes elavad mugavalt, samal ajal kui Kuuba rahvas seisab silmitsi nappuse, elektrikatkestuste ja hirmuga. Mida TIS Ameerika Ühendriikides tegi? Miks otsustas Rubio just nüüd tegutseda? Kuidas võib see vahistamine sillutada teed teiste Kuuba režiimiga seotud nimedeni jõudmiseks? Paljud inimesed usuvad endiselt, et CNPO omamine, Instagrami konto või isegi veebilehe domeen tagab juba ettevõtte nime kaitse, aga see ei tööta nii. Tõde on lihtne. Kaubamärk on tõeliselt sinu oma alles siis, kui see on registreeritud INPIs. Ilma selle registreeringuta võib iga ettevõte proovida kasutada sama nime, vaidlustada sinu identiteeti ja isegi seada ohtu kõik, mida oled üles ehitanud. Just sellepärast astubki Movon sellesse protsessi. Juba üle 10 000 kaubamärgi on kaitstud, teenindus on 100% veebipõhine ja tegutsetakse enam kui 17 riigis. Movonist on saanud kaubamärkide registreerimise eeskuju ja see on ettevõte, keda ma täielikult usaldan. Ära oota, kuni probleem tekib, et hakata lahendust otsima. Kaitse oma ettevõtte nime juba praegu. Link on kirjelduses ja ka selles ekraanil olevas QR-koodis. Adis Lastres Moreira, a referente Miami siseturvalisuse ja immigratsiooni uurimisagentide poolt. Ta on Anja Guillermina Lastres Moreira õde, kes on brigaadikindral ja Caesa tegevdirektor. See on sõjaväeline konglomeraat, mis kontrollib Kuuba majanduse keskseid valdkondi. Vahistamine toimus 21. mail ja USA võimud kinnitavad, et Adis on endiselt vahi all. See korraldus puudutab tundlikku punkti, sest Adis sisenes Ameerika Ühendriikidesse seadusliku alalise elanikuna 13. jaanuaril 2023. Ameerika Ühendriikide valitsus väidab, et puudub registreering Ameerika kodakondsuse taotluse või USA passi kohta. Marco Rubio tühistas tema alalise elamisloa, tuginedes hinnangule, et tema kohalolek võib ohustada Ameerika Ühendriikide välispoliitilisi huve Kuuba suhtes. Vaikuse murdis tema poeg Ernesto Carvajal Lastres, Ameerika kodanik. Ta ütles, et ei saanud emaga rääkida, väitis, et ema on isoleeritud ja rääkis, et otsib advokaate, et aru saada, millist seadust oleks rikutud. Pere oli šokis, kuid juhtum ei piirdunud ainult perekondliku draamaga. Vahistamine muutus Washingtoni poliitiliseks sõnumiks Kuuba režiimiga seotud võrgustike vastu otse Floridas. Rubio ütles, et Hades haldas kinnisvaravara ja elas Floridas, samal ajal kui ta ka tegutses ning aitas Havana kommunistlikku režiimi. Ta kinnitas, et Ameerika Ühendriikides ei ole kohta välismaalastele, kes ohustavad riigi julgeolekut ja elavad luksuses. See lause mõjus, sest see tuli Ameerika diplomaatia juhilt, mitte poliitiliselt kommentaatorilt. Peamine punkt on see, et Washington siib finantsvõrgustikku, mitte ainult perekonna nime. Sisejulgeoleku uurimisosakond teatas, et Hades ja Ameerika Ühendriikidesse jäämine saadaks sõnumi, et Hades, Kuuba režiimiga seotud võrgustikud võiksid jätkuvalt kasutada Ameerika finants-, haridus- ja sotsiaalasutusi. Trumpi administratsiooni jaoks tuli see uks sulgeda enne, kui sellest saab turvaline pelgupaik Havana võimuga seotud inimestele. Perekondlik sidi on oluline, sest Anja Guillermina Lastres Moreira istub ühel Kuuba struktuuri mõjukamal toolil. Tema juhib Caesat, rühmitust, mis on seotud revolutsiooniliste relvajõududega. Kuubal, olles esindatud turismis, pankades, ülekannetes, poodides, hotellides, logistikas ja kõvas valuutas toimuvas kaubanduses. Rubio on süüdistanud seda konglomeraati riigina, riigis, mis koondab raha ja privileege, samal ajal kui tavalised kuubalased seisavad silmitsi toidu, ravimite, kütuse ja elektripuudusega. Juhtum sai ka hoogu juurde, kuna Hades on seotud kinnisvaraääriga Floridas.
Uudistes viidatud registrid näitavad seoseid selliste ettevõtetega nagu Remas Investments LLC ja Santa Helena Investments LLC, mis tegelevad kinnisvara investeeringute ning kinnisvara ostu ja müügiga. Enne Kuubalt lahkumist haldas ta samuti turismirendiks mõeldud kinnisvara Havannas, sealhulgas kortereid, mida reklaamiti majutusplatvormidel. Küsimus, mis nüüd selle juhtumi kohal ripub, on lihtne. Kas need ettevõtted olid vaid erafirmad või olid need osa suuremast süsteemist, mis oli seotud Kuuba režiimiga? Seda väidet peavad võimud kohtuprotsessis tõestama. Ainuuksi võimsa juhi õde olemisest ei pruugi piisata kõige selle toetamiseks, kuid Valge Maja ja Rubio näivad uskuvat, et kogu pilt näitab midagi enamat. Perekondlikke sidemeid, varasid, ärihuve ja lähedust Kuuba majandust kontrolliva eliidiga. Debaatil kuulatud immigratsiooniadvokaat selgitas, et välisminister võib alalise elamisloa tühistada. See tähendab, et Hades ei seisa silmitsi ainult tavalise vangistusega. Ta satub õiguslikku ja poliitilisse vaidlusse, kus Ameerika Ühendriikide valitsus peab tõestama, miks tema viibimine Ameerika territooriumil ohustab riiklikke huve. Perekonnakaitsjad püüavad juhtumit esitleda kui võimu kuritarvitamist ja selge seletuse puudumist. Ernesto väidab, et ta töötab, maksab makse ja uskus, et elab riigis, kus institutsioone austatakse. Aga Washington käsitleb seda juhtumit teise nurga alt, mitte kui ühe Kuuba perekonna kodust probleemi Miamis, vaid kui osa pealetungist süsteemi vastu, mis hoiab Kuuba režiimi püsti. Vahistamine tuli kohe pärast uusi Ameerika sanktsioone Kuuba sõjaväerežiimi ja selle majandusvõrgustiku tegelaste vastu. Mai alguses teatas välisministeerium meetmetest Caesaga seotud isikute vastu, sealhulgas Ania Guillermina Lastres Moreira vastu. Ametlik põhjendus oli takistada juurdepääsu ebaseaduslikele varadele ja avaldada survet sõjaväe eliidile, kes Washingtoni sõnul kasutab strateegilisi sektoreid rikastumiseks, samal ajal kui elanikkond kannatab. Ajastus suurendab samuti selle sammu poliitilist kaalu. 20. mail 2026 Ameerika võimaka teatasid Miamis süüdistustest Raul Castro ja teiste vastu, kes olid seotud lennukite allatulistamisega. Rühmitusest Hermanos al Rescate 1996 aastal toimunud juhtumis, kus hukkus 4 inimest. Järgmisel päeval arreteeriti Gaessa juhi õde. Kuuba režiimi jaoks kõlab see kui piiramine, Rubio jaoks kõlab see kui sõnum. Möödunud on ajad, mil Kuuba süsteemi liitlased said rahulikult ringi liikuda samal ajal, kui saar uppus. Erinevus on nüüd selles, et surve ei piirdu enam ainult sõnadega, vaid on jõudnud isiklikule, migratsiooni ja finantsalale. Valge Maja kasutab seda juhtumit, et tugevdada otsest poliitilist seisukohta. Kuuba kriis ei ole rahapuudus. See on raha hõivamine sõjalise eliidi poolt. Rubio on öelnud, et kuubalased elavad elektrikatkestuste ja nappuse käes, samal ajal kui Caesa koondab rikkust, hotelle, panku, ülekandeid ja strateegilisi äriettevõtteid. See narratiiv kõnetab Florida Kuuba-Ameerika toetajaskonda ja survestab Havannat valusal kohal, eliidi rahakotis. Havanna jaoks jääb sellest karm mulje. Naine, kes on veresuguluses saare majandusliku ja sõjalise tipuga, vahistati Ameerika Ühendriikide territooriumil. Tema perekond pidi avalikkuse ette astuma ja Marco Rubio tõi selle juhtumi välja võitluses Kuuba kommunistliku eliidi raha, privileegide ja rahvusvahelise kaitse vastu. Mina olen Milson Alvese, Global rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga. Järgmiseni!